Aga lendavatest vahenditest jätkame. Ja palun jätka. Just ja räägime droonidest, sest droonid on kuum teema ja mõned droonid on meil siin stuudios ka juba 2 drooni ja 2 meest, Tõnis Voitka ja Karmo Saar, kes on Kraftworksist. Tere hommikust teile, härrased. Tere hommikust. Tere hommikust. Kraftworks. Vabandust, Kraftworks, andke andeks. See suur droon, kas see on midagi sarnast, mis võis lennata ka sinna meie Auvere korstnasse või siin nädalavahetusel Soome või see on siiski liiga väike selles mõõtkavas? No ütleme niimoodi, et mõõtude poolest laiuses annab välja selle, aga kütusepaagi sisalduses ei anna seda kahjuks välja. Et põhimõtteliselt on need kõik samad, et sul on mootor, sul on mingisugune kandev osa, tiivad nii-öelda ja siis on sul koht, kuhu laeng nii-öelda paigutada. Aga oma olemuselt selline, et on väike bensiinimootor, eks ole, seal peal kuskil on ka laeng, enam-vähem midagi sellist, tõenäoliselt nad võisid olla, jah? Jah, sisuliselt küll. No teie Kraftworksis teete neid droone, mis eesmärgil? Mida näiteks sama see suur droon teha oskab või milleks ta loodud on? See konkreetne isend siin on loodud juba aastal 2022 selleks, et Eesti Kaitsevägi saaks harjutada õhusihtmärkide tõrjumist. Et aastast 2022 oleme siis tarninud erinevaid õhutõrjevahendeid või õhutõrje sihtmärke siis Eesti Kaitseväele ja nüüd ka siin teistesse riikidesse selleks, et just täpselt selliseid asju, nagu meil siin Auveres ja Soomes siin juhtus, vältida saaks. Et sellest konkreetsest variandist on meil kaks toodet. Üks on siis õhutõrje sihtmärk ja teine on radari sihtmärk, et millega siis radarimeeskonnad just saaksid harjutada ja treenida tuvastust ja kuidas siis seda infot, mida radarid näevad edasi jagada siis meeskondadele, kes peaks siis kineetiliste vahendite või muude... alla tulistama, eks ole. Kui palju sellega nüüd Eesti Kaitsevägi näiteks on saanud harjutada, et kui sagedasti sellised trenne teie teadmisel tehakse? Neid ikka tehakse. Siin, ma arvan, rohkem kui 10 korda aastas on sellised suuremad õppused, väiksemaid veel lisaks, kus neid üritatakse mõjutada ja alla lasta. Aga ma ütleks, et võib-olla see maailm on ikkagi siin viimasel 4-5 aasta jooksul muutunud ka, et esialgu need droonid tehti eelkõige õhutõrjeüksuste harjutuse vahendiks, siis täna on ikkagi väga selgelt muutunud droonitõrje vahendiks, kus siis droonitõrjeüksused saavad neid alla lasta. Ehk et kui te kunagi hakkasite seda asja tegema, siis ta pigem oli selline mõeldes, et kuskilt tuleb lennuk ja nüüd siis te imiteerite seda tulevat lennukit või helikopterit, ütleme, selle drooniga, siis täna ta ongi droon, mis imiteerib tulevat drooni, eks? Jah, no lisaks sellele on meil ka siis väiksemad multirootorid, mis on mõeldud siis kas parlamiseks või siis ütleme jalaväelasele oma isikliku teenistusrelvaga selle allatoomiseks. Eks ma ütleks, et täna Eesti Kaitsevägi harjutab päris jõuliselt erinevate sihtmärkide allatoomist ja ütleks, et iga harjutus, mida tehakse, on tegelikkuses Kaitseväe taseme tõstmine. No selle drooni allatoomisest, kui rääkida, siis Eestis Auvere on nii lähedal piirile, et seda drooni, mis sinna vastu korstend tuli, seda ei tahetud kuidagi kineetiliselt mõjutada ehk alla tulistada, sellepärast, et ta on piirile liiga lähedal, oleks võinud provokatsioon siis Venemaa suunas justkui välja see kõik paista. Soomes need droonid suutsid lennata ikka kilomeetreid ju Soome territooriumi sisse ja seal Soome ka õhujõud olid õhus, jälgisid, visuaalselt tuvastasid neid seal, et eristada siis linnuparvi ja droone, mis radari peal võisid olla ja nemad ka alla ei tulistanud seda. Miks huvitav seda ei tehtud? Sest et see oli ju kümneid, kui 100 kilomeetrit vist oli see piir umbes, kuhu nad sisse jõudsid tulla. No tega on tavalise riskianalüüsiga, sest aga nagu meil mõned kuud tagasi oli ka Poolas see intsident, siis ega seal hinnati samamoodi, et kas on mõistlik see alla lasta või lasta kukub alla sinna, kus ta peaks minema. Sest et iga lask on ka potentsiaalne oht muudele taristule, sest et iga lask ei ole garanteeritud lask. Ja kui sa tead ja kontrollid seda, kuhu ta nagu kukub, siis tühermaale kukkudes on sul on see rahaline kahju on suhteliselt väikene siis tegelikkuses. Et see on selles mõttes alati niisugune riskide hindamise küsimus, et kuhu ta kukkuda võib, kuhu ta minna võib, aga samas, kui me teame, et GPS-signaale häiritakse ja Venemaa teeb seda väga jõuliselt, siis eal ei tea, kuhu ta tegelikult võib minna. Et kas selleks olukorras, kui ta oleks lähenenud kas iganes Auvere droon või siis need Soome omad mõnele siis konkreetselt nagu linnale või asulale, siis oleks näiteks olnud mõistlik temaga tegeleda siis juba nii, et alla näiteks tulistada. Jah, kindlasti. Muidugi on ka see, et iga kord, kui sa
lased sellist sihtmärki, siis võib tekkida olukord, et ta muutub kontrollimatuks. Nagu jällegi enne öeldud, et riskide hindamisel on see koht olemas. See väiksem droon on ka meie ees laual. Mis selle võimekus või olemus on? See on teine droon, mida me teeme või kolmas siis tegelikkuses. See on vaatlusdroon, mis on siis mõeldud DJI alternatiiviks siis lahinguväljal. Kui palju selles samas või selles suuremaski droonis on Hiina komponent, sest kogu selle drooni sõja puhul räägitakse ju seda, et Hiina on selline territoorium, kes võib suga kaasa mängida, võib suga kaupa teha, aga ühel hetkel režiim otsustab, et enam ei tee ja siis kogu see suur drooni maailm võib kokku kukkuda. Et kuidas selles droonimaailmas on, et palju te ise päriselt valmis teete ja palju on siis see, mis tuleb kuskilt Hiinast? Hiina selliste komponentide vältimine tänapäeval on ikka väga suur mureküsimus kõikidele riikidele, sest et isegi kui neid samu komponente mujal riikides toodetakse, siis sellist tootmismahtu tegelikult kellelgi ei ole täna peale Hiina. Ja kuigi DJI droonidega ollakse nagu enam-vähem rahul siin armee teenistuses eri riikides, siis murekoht on eelkõige see, et nüüd kui Hiina import peaks nagu lõppema, siis mida siis hakatakse kasutama, selleks nagu üritatakse ikkagi üles ehitada riikides oma droonitööstus, et oleks alternatiivid võtta ja siis see on üks alternatiiv, mis meil siin olemas on. Siin ei ole ühtegi Hiina komponenti sees või siiski peate tunnistama, et midagi on? Me siin peame tunnistama, et siin on kaks asja. Ühed on need propellerid ja teised on elektrimootorid, mis sisuliselt ei kanna mitte mingisugust tarkust endaga kaasas ja tegelikult väga suurt vahet ei ole. Ülejäänud kõik on väljaspoolt Hiinat. Aga need propeller tundub tegelikult ju, või see laba tundub nagu eriti lihtne asi olevat, ma ei tea, 3D printida või mida iganes, et see on puhtalt nagu sellepärast, et Hiinast on odavam jätkuvalt, jah? Üks asi on see, et Hiinast on odavam, teine asi on see, et tegelikult seda sa 3D printida ei saa. Eestis on tegelikult tööstus olemas, selleks plastivalutööstus, mis suudab seda nagu teha. Lihtsalt selle disain ja ütleme selline kvaliteedi tagamine ei ole justkui väga lihtne, et sa võid teha visuaalselt samasuguse asja, aga tegelikkuses ta töötab sul võib-olla 50% kehvemini. Ja täpsustuseks, tegelikult on siin mõned komponendid veel, mis on nagu Hiinast olnud, aga mis on siuksed, ütleme, nagu vähem kriitilisemad, et kuskil 90% mõlemas tootes on Euroopa või Lääne komponendid ja siis 10% on sellist Hiina toodet. Aga kas te näete reaalselt, teades seda turgu, kus te tegutsete, et ettevõtted toodavad Hiina vabasid droone? Et kas see tuleb järjest, et kas siin on nagu arenguid, et see ei ole ainult mõte, vaid reaalselt ehitatakse juba üles kuskil tehaseid? Ja ikka. Sentiment liigub sinna poole küll, et Euroopas oleks oma võimekus toota. Küll aga me võime aru saama, et meil on viimase 30 aasta jooksul tehnoloogia siiret teinud siis Hiina ja väga paljud rafineerimistehased näiteks akude tootmiseks ongi ainult Hiinas. Euroopas järjest rohkem ka Eestis tegelikult hakkab tulema erinevad ettevõtted, kes tegelevad akukeemia, akutehnoloogiaga, aga senikaua, kuni toimub väärismetallide või muldmetallide kaevandamine kuskil Aafrika mandril, mida haldavad tegelikult Hiina ettevõtted, siis võime argumenteerida, et nagu me ei saa lõpuni olla Hiina vabad. Senikaua, kuni ei tule siis selliseid tehaseid Euroopasse tagasi. No ja tõenäoliselt on hiinlastel ka siiski huvi teatud määral vähemalt kaupa edasi teha, sest et nende koduturg ilmselt ainult nende ka ära ei ela, eks ole, et peavad ka väljaspool tootma. Kuule, meie jutuajamise nagu kokkuvõtteks, et te olete teinud Gratworksis siis selliseid vaatlusdroone või sihtmärkdroone. Kas need on tegelikult ka väga lihtne ümber ehitada ründedroonideks, et panete pommi kõhu alla ja kui see aeg on käes, kus me peame ise oma vabaduse eest siin võitlema, siis saab need kasutada? Lihtne vastus on jah. Pikem vastus on, et päris nii lihtsalt ei saa. Aga arendustöö sinnapoole käib? Jah. Kui me võtame Ukraina sõja, nagu näiteks see alguses oligi, võeti lendavad asjad, pandi sinna võimalikult lihtsalt lõhkeainet külge ja üritati vastase soomukid või tankid õhku lasta. Tänaseks on kogu see sõjapidamine muutunud nii palju keerulisemaks, et päris selliseid asju nagu kodukootud köögilaua peal ei tee, vajad natuke keerukumaid vahendeid, sellised FPV või rallidroone, sellised veel jätkuvalt saab teha. Tõnis Voitka ja Karmo Saar, aitäh, et tulite ja natuke avasite ust siis praegu väga põnevasse drooni